külalised, õnnistatud ootusaja õhtut teile kõigile. Alustame ootusaja 3. nädalat. Ja neil päevil on antud meile piiblisalm õpetussõnade raamatust. Kes taotleb õiglust ja headust, leiab elu, õiguse ja au. Tänane õhtu on toonud meid kokku juba traditsiooni kohaselt, et jagada üheskoos ühtaegu pisikest muret, ühtaegu tundes soojust ja armastust, ühtaegu üheskoos tõstes lootusi, aidates ootusi. Meie kõrval on sõber, kes ei saa tunda rõõmu tervisest ega elust nii, nagu me enamus seda tunneme. Kuid see mure on selleks meie ees, et meie saaksime oma headust, oma armastust ja oma õiglusti omalt poolt Jumala abiga kasvatada. Kui valu vaevab meie sõbra tervist, siis Issanda kingitud headus ja armastus meie südames andku meie sõbrale just elu. Headus ja armastus andku au meie sõbrale ja meile. Kui me ühendame oma palved ja oma jõu, et taotleda õiglust ja headust, siis leeveneb mure ja valu kaotab oma tähtsuse. Sest siis me leiame elu, õigust ja au. Sest elu on enam kui täiuslik tervis, õigus ja au on enam kui headu tervis. Me palume, et Issand meid toetades hoiaks meie vaimu, hinge ja ihu puhtana ja õnnistada. Me tõuseme, et paluda. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevaste leiba anna meile täna ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu ja hoidku sind kõige väärine olevainas Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Õnnistatud õhtut ja kontserdi elamust. Kust ma pärit olen? Olen pärit oma lapsepõlvest. Nüüd näeb lapsepõlvi mõnd sääle. Mulle tundub ikka kõik samane. Mul on kõik mälestused ja kõik, mis ma olen suutnud tallele panna oma armastusest. Mul on mu lapsepõlv. Mis on minust rikki läinud? Mis on see saladuslik asi,
mis seob minu olemust välismaailmaga. Väike prints. Väike prints. Väike prints. Sa oled püstitanud selle armetu valli tuulte, voogude ja tähtede vastu. Sa ei taha tunda muret suurte probleemide pärast. Sul on niigi olnud raske unustada, et oled inimene. Sa oled selle planeedi elanik. Maa ei ole ükskõik milline tähtsusetu planeet. Seal on 111 kuningat, 7000 geograafi, 900 000 ärimeest, 7,5 miljonit joodikut, 311 miljonit lukedajat, seega kokku umbes 2 miljonit suurt inimest. Et anda teile ettekujutust maa suurusest, ütlen teile, et enne elektri leiutamist tuli seal pidada tervet armeed laternasüütajaid, keda oli 6 kontinendi peale kokku 462 511. Teatavast kaugusest jättis see toreda mulje. Selle armee liikumine oli korraldatud niisama hästi nagu mõnes balletis. Kõigepealt oli Uus-Meremaa ja Austraalia laternasüütajate kord tööle asuda. Kui nad olid omad lambid põlema pannud, siis läksid nad ära magama. Siis tulid omakorda Hiina ja Siberi laternasüütajad. Ka nemad kadusid jälle kulisside taha. Seejärel jõudis kord Venemaa ja India laternasüütajate kätte. Edasi tulid Aafrika ja Euroopa omad. Nende järel Lõuna-Ameerika ja lõpuks Põhja-Ameerika laternasüütajad. Iialgi ei ajanud need oma lavale tuleku järjekorda segi. See oli suurejooneline vaatepilt. Kui tahetakse terasmeelne olla, siis juhtub, et natukene valetatakse. Ma polnud just päris aus, kui kõnelesin teile laternasüütajatest. Võin anda vale ettekujutuse meie planeedist neile, kes seda ei tunne. Inimesed võtavad maa peal väga vähe ruumi. Pisimalegi Vaikse ookeani saarele võiks kogu inimkonna kokku jätta. Suured inimesed muidugi ei usu. Enda arvates on nad väga palju ruumi võtvad. Nad peavad ennast tähtsaks nagu ahvileivapuudki. Laske neil aga arvutada. See meeldib neile. Ise aga ärge raisakama aega selle nuhtluse peale. See on asjatu. Usaldage mind. Meie, kes me elu mõistame, vilistame numbrite peale. Mullegi oleks meeldinud seda lugu muinasjutt ikka alustada. Oleksin meelsasti öelnud. Oli kord väike prints, kes elas planeedi, mis oli vaevalt suurem kui ise ja tal oli vaja sõpra. Sõpra on vaja ka väikesel Victorial ja tema perele. Teie kõik, kes te olete täna siia saali kogunenud, teate, et neil on vaja sõpra. Aitäh teile selle eest. Ja seda teavad ka meie tänased esinejad. Esimesena astuvad teie ette meie oma linna armastatud muusikud Mairo Mall ja Mati Mölder. Tervitame neid! Tervitust, Toomas Roos. Kõigepealt sooviks kõigile ilusat 3. advendiõhtut. Ja meie esitame täna Matiga siis 3 laulu. Esimene lugu on kirjutatud minu vana hea sõbra poolt, kes nüüd 20 aastat mängib Taevases orkestris. Ja loo nimeks on
sinule. Pelinainuna öises sules, jäätuna kamina tules taas. Menut Melk ja mäki liivas, elisin neist kandsid viimaks veel sinule. Valgus mängib sinu toas, kui tea, tuli alles eile, oli hea, minema pea. Sulgu otsin küülaleegist, su juuste lõhnal lumes ainus maa. Võin jääda sinna proovin unenäoski, su juurde jõuda päevadeski korda. Ootusena hinde näri, imestab, miks ei ma pole veel su poole teel. Pelinainuna öises sules, jäänutuna kamina tules taas. Teiseks lauluks on Willie Nelsoni lugu ja selle laulu tegi kunagi minu kadunud isa eesti keelt sõnad ja lugu enam siis nime Nukrad silmad. Viime sulgus jäävad veel, piisain su põsemäel. Või on vihma piisav veel, arme ja luba küsin. Tuleb siis, kui arvame heaks,
kallis ära nõnda tõlda. Oleme veel veidi siin, piisavalt sul põsed võtta. Endaga tagasi viin. Aasta pärast sama ringi istume ehk käsikäes. Loodan, et sul lukrais silmis rõõmu pisaraid taas näen. Nõnda tõlda oleme veel veidi siin. Piisab su põsed võtta. Endaga tagasi viin. Aasta pärast sama ringi istume veel käsikäes. Loodan, et sul lukrais silmis rõõmu pisaraid taas näen. Rõõmu pisaraid taas näen. Rõõmu pisaraid taas näen. Ja kuna jõulud on ju ka ukse ees, siis istame kauni jõululoolu. Sulle, kes on kaugel, vaevutad kirgamatu, taevas seisvad suurt tähepu, lumene mul antud õnnes sobib kaardi, peagi sulle toob allegi esimene arv täheli, hommikul see toob kõrgi. Vanad on veel pluus aasta ööd, kuid ma näime koos võime veel käia käsi käes talvedel. Eale vanne ei lõhuta külma ja tuul, lumeks muutma suur, kui külm ja kesköötuil
unustatud jõulud, kumisema veis vaikselt jäi. Unustavad veelgi meid vana jõululaule. Kuulatame koos, saame taas, puhastume vaid laiumas. Jälle on me jalge all maas. Sulle lihtsalt kaugele, vaevu võtad kiirramatu, taevas seisvad suurt tähepu, lumehelri kullangu sul. Unustatud jõulud, kumisema meis vaikseks jäi, laulus on jõulud, ühendavad veelgi meid vana jõululaule. Kuulatame koos, saame taas, puhastume vaid laiumas. Jälle on me jalge all maas. Inimesed trügivad kiirrongidesse, kuid nad ei tea enam, mida nad otsivad. Siis nad rabelevad ja tormavad ringi. See ei tasu aega. Töötades üksnes materiaalse heaolu nimel, ehitame ise endale vanglat. Sulame end üksidusse oma kaduva nimega, mis ei paku meile midagi, mille pärast maksuks elada. Ei saa osta oma kaaslasest sõprust. Võimet uut viisi näha maailma pärast rasket reisi. Kõike seda, mis meile rõõmu teeb, rahaga ei saa seda osta. Kas kuuled? Me äratasime kaevu üles ja nüüd ta laulab. Mul on janu sulle vee jälle. Anna mulle juua. Ma mõistsin, mida ta oli otsinud. Tõstsin ämbri ta huultele. Ta jõi kinni silmi. See oli mahe nagu pidupäev. See vesi oli sootuks midagi muud. Ta oli sündinud tähtede all käimisest, kaevulata laulust, minu kätte pingutusest. Ta oli hea südamele, hea nagu kingitus. Kui olin veel väikene poiss, siis pani ta jõulupuu küünlavalgus, kesköise vissa muusika ja vaikselt naeratused mind samuti särama jõulukingi. Inimesed sinu kodus kasvatavad 5000 roosi ühes aias ja ei leia, mida nad otsivad. Ühest ainest roosist või tilgast veest. Kindlasti. Silmad on ju pimedad. Tuleb otsida südamega. See on minu saladus. See on väga lihtne. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Süda on juhtinud siia täna ka Kati Tamme Valgast, kelle laulud on nii südamlikud, et palju otsida polegi vaja. Kuulake südamega. Kati Tamm, palun.
lapsest, kes peab sündima.
tere, ütles väike prints. tere, ütles kaupmees. See kaupmees müütas täiuslikke tablette, mis kustutavad janu. Neil on nädalaks ühe alla, ega tahagi enam juua. Miks sa neid müütad, küsis väike prints. Need annavad suurt kokkuhoidu ajas. Asjatundjad on välja arvestanud. Nii säästetakse 53 minutit nädalas. Ja mis selle 53 minutiga teha? Sa teed seda, mida sa ise tahad. Kui minul oleks 53 minutit aega, siis ma sammuksin üsna tasakesti allika poole. Head kuulajad, üsna tasakese allika poole tuleb aitab teil nüüd minna Kait Tamra. Palun! Ja alustaks Anna Konneli kodulauluga. On maanteel on kärak ja käraku kõrval küla. See ongi ju minu kodu.
Anna Haava tekstil sündinud laulu. Ja eks see mõistmine on kõige tähtsam. Mina tean omast käest väga hästi, mis tähendab toetus ja kui keegi toetab ja annetab ja aitab, sellest on väga palju rõõmu ja tuge. Väikses Võrukohas peab omal käel sellist kogukonna kooli, millel kahjuks ei ole muud mõistlikku nime tänapäeval kui erakool, aga tegelikult on või oma laste kodukoha kool. Aga Hanno Haam on juba väga-väga ammu kirjutanud nii kaunilt ja igavikuliselt. Tekstile sündinud laulu ja tänapäeval võib seda väga vana teksti juba eelmise sajandi 70-ndatest mõeldud ja kirjutatud lugetaja poolt nendele inimestele, kes tulid kaugelt Siberist tagasi, siis et neil oli kuskile tulla, siis praegu jõuluajal on paras mõelda sellele, et kui palju on jälle veel inimesi, kes on kuskil kaugel, et ellu jääda, aga tore oleks, et neil oleks kuskil see ära ja koht. Tunnistab siin tahe
koolitööd, elude algus.
tüdrukud seisavad reas, alati kõigel on algus. Seisavad ise ei tea, ootus ja lootusse algus. Hingeke väriseb sees, kas tulevad sammute poole. Poisid seal teisel pool saali, paarkümmend sammu vaid kaugel. Saatus siin sammub meil seal, keerutab kokku me rajad. Läheks vaid elus kõik nii, tantsedes kergelt kui algus. Midagi on, mis siit jääb, jäägu see teiega kauaks. Kooli peal tulenes saan, miks küll magana valge, üle saalikte tuledes ära saan minna. Minema ma pean, otsima endale õnne. Teisel pool tüdrukud reas ootavad kellegi samme. Sirelite seest õnn, pudel kevad saab läbi. Kooli peal palgas see kõik, sina jääd alati alles. Sirelite seest õnn, pudel kevad saab läbi. Kooli peal palgas see kõik, sina jääd alati alles. Sina jääd alati alles. Ja ma päris oma jõululaulu ei ole, aga alati olen pidanud seda järgmist lugu selliseks oma jõulupildiks ja seal on see just see pilt, mida praegu võib-olla lapsed käivad kuskil muuseumis või sõidavad hobusega, aga tõesti, et oli õnn sellist ajal, kus mindigi kirikusse hobusega ja saaniteki all ja see kuu läbi metsa sõites laps ei saanud aru, kuidas see kuu, kui metsatukka mingi jäi metsatuka taha ja kui jõudsime lagendikule, siis see kuu juba jälle ootas. Paljud asjad võiksidki jääda mõistatuseks. Aga see lugu on tegelikult sündinud ka veel talvisel sellisel kuuvalgel ööl see mõte oma taru hoovi peal, oma koduhoovi peal, kus ühel hetkel minu eas mees, kes mõtleb, et kõik on iga ja korraga vaatad ringi ja saad aru, et ma olen kõige panema. Aga sellele ei tohi ka kogu aeg mõelda. Aga vahepeal võib sellest laulda. Thank
näiteks hoopis Juhan Smooli teksti ja sündinud laulu, miks ma kogu aeg ütlen, rõhutan sündinud laulu. Sest et need on sellised luuletused, mis on mind liigutanud ja ma räägin mikrofonis, ma seda teie poole vaadata. Et ma ei ole nagu kunagi istunud klaveri taha, ma imetlen neid helikoojad, kes istuvad klaveri taha ja ükskõik mille taha ja loovad midagi teadlikult. Mina tahangi, et see olekski selline püha asi, et ei tahan, et nii on see sündinud, et see kaunis luule on nagu liigutanud ja endalegi üllatuseks minu teadmised Juhan Smoolist olid hoopis teistmoodi meie koolipõlves. Ja ometi on see mees kirjutanud sellist väga imepärast luulet. Ja siin üks tema elu lõpupäevadel kirjutatud selline ilus kahetsus vana laevamehena. Ja nii palju veel teadmiseks, et siin luuletuses on jutt, et pärast surma ma saan oma laeva ja see sündiski nii, nagu luuletaja prohvetlikult kirjutas. Hiljem oligi maailmameredel sõitnud mingi suur kaubalaev Juhan Smool. Ja ma rääkisin nii palju kaua, et ma ei saa kaua seda laulu. Ära iial mind minema
ja õitsema ma sinu käest. Pärast surma ma laeva ei vaja, olles elus ma palun su käest, ära iial mind minema aja. Minu viimaseks päevaks sa jääd. Juhan Viiding, Juhan Smuu, võtame siis Juhan Viiding ja nagu ma üritan siin teile väga inetud luuletusi lahti seletada, siis aga pange tähele, kuidas Juhan Viiding ikka temale omasel moel seda järgmist aega, kui me suvel hüppame üle jaanitule ja kargame ja läheme muidu lolliks, siis tegelikult ju kõik hakkab ju hääbuma ja läheb pimedaks. Ja alles nüüd tuleb valgus. Veel päev siis on jaanilaupäev ja minu jaoks on aasta lõppenud. On aasta lõppenud veel enne algust, ei lõppe valgus. Ikka veel on valgust. On aasta lõppenud veel enne algust, ei lõppe valgust. Ikka veel on valgust. Ei ole kaunimat kui öine suvetaevas. Ma seisan rõõmu, ma pole vaevas. Ma vaatan muudes ala sinu ette, nii imelik. Maailm on omaette. Ma vaatan muudes ala sinu ette, nii imelik. Maailm on omaette. Veel päev ja siis on jaanilaupäev ja minu jaoks on aasta lõppenud. On aasta lõppenud veel enne algust, ei lõppe valgust. Ikka veel on valgust. On aasta lõppenud veel enne algust, ei lõppe valgust. Ikka veel on valgust. Ei lõppe valgust. Ei lõppe valgust. Võiks sõnadega vahetada ja teil olekski päris jõululaul valmis. Jäin mõtlema praegu, kuidas seda kõike esitada. Võrumaa mehena ei saanud veel jätkata laulu Päiv Lämmik, mis on siis sellise minu võrupealse mõtlemisega sündinud viisikene. Ja ma edasi nendele inimestele, kes siis enne seda jõulu, kes on veel
kuskil kaugel maailmas ja eriti need, kes siis läksid siit suure sõja elust. Ja neid on üha vähem, ma ise olen seda lugenud, kui mõni aeg tagasi tulid alles talvel veel Berliinis väga palju armusaid prouasid juttu ajama, siis nüüd mingi 15 aastaga on peaaegu kadunud, neid ei ole, kes rääkisid väga täpselt oma muljeid ja mälestusi kodumaast, millest nad siis pidid lahkuma, nii et üks lugu näitada. Päiv lämnud, õdale jõudnud, on su elapäevad kaugel võõril mail. Päiv on, und ei tule viil, sest ei ole sinu siin ja kodumaad. Oled ilmanud roitnud palju männu, võõrid maid ja elapillele kaanad. Päiv langes, öö on saanud võimus, aga hingiks hüüd, kos oled jäänud sa. Kos küla halja aasa nurme, kodu väärab paakil muutman mind. Päiv langes, õdale jõudnud, on su elapäevad kaugel võõril mail. Päiv langes, õdale jõudnud, on su elapäevad kaugel võõril mail. Olles kerki vahetas vilmella, karjapõlve vasta annas kõik puhkusel ja vara. Kui samas karjapõlve tagasi vilma, päiv lämnud tagasi su juurde. Tules küll, kuid haige julge, tododi. Tules küll, kuid haige julge, tododi. Otsikesed väsivad juba. Kas keegi veel kuuleb, kui hüüan, kui käin oma käita teil? Mul kaasas on vaid minu vanad, siin teel tahaks kohata teid. Teid kõiki, kel koos on elanud, siin päevi nii halb kui häid. Teil öelda, et sõbrad see olnud me ainuke aeg. Lendeldes tuul kannab mind, lendan kollaste põldude kohal, alati jään siia, siin on mu aeg. Aga kord on see kõik nagu siis, kui ei olnud miskit veel.
pärast selle loo esitust Võru Preoli kultuurimajas instruktor küsis, mis te mõtlete selle Tamraga? Ikkagi. Sõna ikkagi. Siis juba Isamaa sõnal siis kuidagi Ando Runneli kogu imekombel ilmus ja mina muidugi loomulikene kohe hakkasin sealt laulma, mis mulle meeldis. Aga mis välja tuleb välja see, et nüüd on möödud juba varsti 30-35 aastat, viis kindlasti. Ja see sõna ikkagi võime küsida, mis te selle all mõtlete? Ilus on ikkagi Isamaa pale, kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Valet me tunneme, tõesti kõik teame, et kas just meie pühkima peame. Valet me pühime küll, et kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis paljusalt järgi. Pühime küll, et kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis paljusalt järgi. Pühime küll, et kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis paljusalt järgi. Pühime küll, et kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis paljusalt järgi. Ilus on ikkagi Isamaa pale, kui sellel pühkida kõik, mis on vale. Igavamalt kui klaveridega seda kuulda, ma olen kaotanud ajataju, aga ma luban teile, et ma mõned lood veel laulan ja küsides nagu ikka sellises jõuluvalguses. Ja te ei arva ilusti ära, kelle tekstile on see laul kirjutatud, pärast ma ütlen. Mu juurde kumarda, kui sul on aega, ma ootan sind. Mul vähe lootust on, kui
ei olegi ehk mind. Te rõõmsaks mind, kui sul on aega. Ma ootan väga sind. Sa võid, sa pead, sa valitsed ju aega. Kui siin ootaks, ei olegi ehk mind. Jumala sõna teksti moodi, et sellise mõtte on kirjutanud meie olete Jehova Runga. Aga järgmiseks kontserti järgmiseks palaks ma laulaks teile laulu, mis on sündinud kahe pikema ajaperioodi, mille pealkiri on lubadus ja mis tähendab ka üle tänasel päeval siin hoolimisest ja siin ma kasutan terve oma suguvõsa vaimuvara ja see on sündinud, kui siin ühes laulus oli juttu, et ennem Meetases Antsis meie suguvõsas tõesti juhtus nii, et ennem suri vanaema ja siis vanaisa. Ja vanaisa oli kange mees lõpuni, pikad käes niitis peaaegu 90-aastaselt, aga vanaema oli tal ära puudutanud, et ega ta munapraadimisega hästi hakkama ei saanud. Ja siis tema 3 minijad käisid siis nädalavahetustel teda aitamas, koristamas, süüa tegemas. Ja siis tuleb välja hiljem ajaloost, et vanaisa lubas kõigile 3 minijale, et ta on nii tänulik ja kuidas ma saan seda tänu teha, et kui ükskord tulete, siis ma panen teile seal kõige väiksem koos oma toa kinni. Ja nii see elu ongi, et meeste asi on terve elu, me lubame. Naised terve elu usuvad ja loodavad. Maatan sind.
kord lubasin, kord lubasin. Nüüd tuleb ka kontserdi lisalugu, et jääda mõistlikkuse piiridesse. Ma alustasin ühe laulupeolauguga Kodu ja nüüd midagi ma laulupeol lauldud. On niisugune suur ime või eelmine, et keegi on neid lugusid märkanud ja nüüd vaesed lauljakesed peavad laulma minu oma mõtetele sündinud laulu, mida ma ei ole siialgi kujutanud ette, et keegi peaks koorikene seda laulma. See on nii lausumise lugu ja näed, niimoodi läks ja kui siin on koorilauljad, siis võtke kuidagi asja lihtsalt ja tehke, mis kästakse midagi teha. Et aituma teile ja kui seda lugu veel nagu täna ma olen seletanud siin, et see lugu on sündinud siis, kui minu vanem tütar lõpetas keskkooli. Nüüd on ta juba hästi vana, ta on veel linna peal käia, 30 aastat vana, see on nii kohutav vanus, et sellise vanusega ei oska midagi enam peale hakata. Aga ta on mulle juba mitu lapselast sünnitanud. Aga siis, kui ta oli minust veel mitu korda targem, kui ta praegult on, kui ta keskkooli lõpetas, ega siis palju rääkida ei olnud. Midagi hullunud, aga lihtsalt nii on elus, et siis nad on kõige targemad. Eks ma olin oma isale samasugune, et mina olen moodsalt ja isa ei teadnud midagi. Nüüd, kui aeg on möödas, ma saan aru, et isa teadis väga hästi ja isa ütles mulle ka elus üle sellise kuldse lause, millest ka hiljem päris sügavalt ja aru või alles sain. Ja see lause kõlas niimoodi. Noored arvavad, et vanad on lollid. Paulus. Ja siis ütles isa, aga vanad teavad, et noored on lollid. Et selline mõtte elus peaks meid, mida kiiremini me sellest aru saame, seda paremini meil võib elus minna. Ma ei tea, miks ma terve kontserdi seda klaasi sinna pole panin. Aga nii see on. Nii et aitäh teile ja suur tänu teile kõigile, et te üksteist siin hoiate ja toetate ja sellist asja üldse toimetate. Minge nüüd ilusti püha õhtud veetma ja ma laulan teile veel siis selle lõpulaulu.
pole saanud. Elus hüüdma saa ikka jääb, püüad püüdmatut saa. Kuigi kaugele tee viia võib, kaugemal on ikka täht. Laps sa näed, et aeg su ees on nii mõõtmatu ja suur, kuid sa ei tea, aeg on see, mis viib meid ära siit, leidmata või leitud maalt. Leidmata või leitud maalt. See mees väärib lugupidamist. Tema tööl on mõte. See on kasulik, sest et see on ilus. Temaga ma võiksin sõbraks saada. Kui inimene näeb oma tegevuses mõtteid, siis teenib ta üldiselt seadusi. Ta vastutab inimeste saatuse eest. ainult siis oleme õnnelikud, kui mõistame oma osa elus. Olgu see siis kui tagasihoidlik tahes. see kõik on väga lihtne. Ainult südamega näeb hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Palume lavale kõik esinejad ja ürituse korraldajad.
esinejaid, kes üritusel üles astusid.